siis sissejuhatus on nii karm, et noh. Aga kuna meil pealkiri oli ju sõnastatud selliselt, et tegemist on, ütleme, energiakogukonnad ja energiasäästlikud kogukonnad, et kas see on suundumus või sektantlus. Ja tegelikult peaks selle asja ikkagi kõigepealt nagu selgeks tegema. Sest see elureegel on selline, et kui see nii-öelda mingi uus või mingi suundumus tekib, neid asju on ju maailmas mitmeid, mis tekivad ja ega siis ühiskond pole üheülbaline. Ja see paratamatult kaasa olukorra, kus ellu jäävad ja arenema hakkavad need, mida nii-öelda tinglikult, kui võiks öelda suur ühiskond või üks osa suurest ühiskonnast toetab. Ja veel täpsem olla, kui sellel oleks mingi, ütleme, turunõudlus. Kui turunõudlust ei õnnestu tekitada, siis on asi üsna keeruline. See hakkab muutuma ennast ohverdavaks selliseks kinniseks seltskonnaks, nagu varakristlik kogudus, kes põranda all, ühesõnaga kinnitab ja tugevdab oma usku tagakiusatud piiskopi juhtimisel ja kogu see seltskond nagu sumbub. Kristluse puhul läks teisiti, sest Kristus oli orjade usk ja orja oli palju ja orjade ütleme rahustamiseks siis lõpuks võttis ka Rooma riik selle üle. Aga Kristus on jätnud meile ju sellega seoses ju paar väga tülikat järelmit. Me pole ju kristlik rahvas, see on näha ju igal pööripäeval, nii talvisel kui suvisel. Suvine pööripäev on, ütleme, varjamatult paganlik üritus, millest kõik tunnevad tohutut rõõmu. Ja talvine pööripäev siis, kui kusagil räägiti, meil oli seal 2000 aastat tagasi Palestiinas üks juutide omavaheline usutüli, mis kestab siiamaani. Seal oli üks Jeesus Naatsaretist, kes hakkas juudi kiriku vastu mässama ja selle tüli järel meid helvib maailm veel siiamaani. Aga ma toon lihtsalt näitena, kuidas võib tulla mõni asi, mõni tava ja ka riigi sund, mis on aegade hämaruses. Ja näiteks kristlus oli ju selline, kuna ta oli erakordselt kasinates keskkonnas tekkis, siis nad jagasid ju, algselt oli ju see kristlik kommunism, jagati kõike võrdselt, eks ole, oldi kinnine kogukond ja oli ka vaesus nii suur, et isegi naised jaotati võrdselt ära. Sest maailma kultuuridest ju ühe naise pidamine on ainult ju 4% kultuuridest. 1% on mitme mehe pidamine, ülejäänud siis 95% on mitme naise pidamist. Moodi see meie tänase päevani on jõudnud väga tülika järelmini, kusjuures see on ainult 50 aastat vana. Meil on lahutusi palju. Me rääkisime just juttu perekonnaga ja nii edasi. Aga kui me vaatame seda, kui püsivad meie perekonnad on, siis ei ole välistatud, et Misso vald saab võib-olla tõesti üsna kergelt perekonna, kus on ema ja 3 last. Ja põhjus on äärest proosaline. Nimelt loodust ei ole võimalik ümber teha. Stalini ajast on kuidagi jäänud niisugune mulje, et inimene siin kavandab loodust, et tegelikult ümber teha pole võimalik. Ja nüüd on niimoodi, et evolutsiooniliselt on inimese garantiaeg kuskil 40-45 aastat. Pooled teist on maha kantud, tähendab looduse poolt. Aga hea õnn on andnud teile võimaluse nagu jätkata ja see on tänu linnalisele tööstusühiskonnale
et elukvaliteeti on viidud nii palju paremaks. Ehk teisõnu öeldes, et masinad teevad töö ära. Aga kusagil 40. eluaastal ju tekib meil see olukord, et hambad kuluvad ära. Esimene tunnus. Koopas on ju täitsa selge, et kui on konkurents juba toidu pärast, kui sa oled ikka viletsate hammastega, ikka nooremad panevad su eest nahka. Eks sa hakkad ikka põduramaks jääma. Ikka see toore juurika närimine läheb nagu kehvaks, eks ole, ja siis silma nägemine on nagu vähe viletsama võitu ja arvata võib, et jahil ikkagi seal mingi kuri loom ikkagi selle viletsa nägemisega, jahimehega servalt esimesena ära korjab. Ja öösiti ei jaksa enam hästi üleval olla, sest me kõik ju mäletame, kõik, kes mäletavad noorust, eks ole, mõnedel on see parajasti käepärast, siis need, kes mäletavad noorust, teavad, et kusagil 40. 45. eluaasta vahel toimub üks klõks, kus ei jaksa enam öösel üleval olla. 35. eluaastal terve öö sai pidutsetud, järgmine tööl natuke oli, aga polnud häda midagi, aga proovi nüüd. Jääb öö vahele, teine päev on niisugune poolik ja poolpidune ja kolmas ja ei toibu, ei taastu, eks ole, lihtsalt kõik need elumahlad liiguvad aeglaselt. Ja see tähendab seda, et me oleme nagu kohanenud sellele, et kuni lapsed on väiksed, me kannatame ära, kui nad öösel karjuvad ja nutavad. Ja meil pole järgmine päev häda midagi. Nüüd, mida see on meile kaasa toonud? Nii kaua, ütleme 100 aastat tagasi polnud eriti probleemi. Pastor pani meid paari ja ütles, et jääge kokku surmani ja kusagil selleks ajaks, kui lapsed said suureks kasvata, nii ära surdigi. Ja kõik oli paigas. Nüüd on ju tekkinud meil niisugune olukord, et ei suure ära. Siis aga me saamegi alles 40 lapsed. Need on ikka väga... Need on väga põdurad. Ärge uskuge jälle neid igasuguseid naiste ajakirju. 40. eluaastaks on naiste rahvastel munasarja kassett tühi. Naised ei suuda oma soorolli täita. Aga selleks ajaks surdi ka tavaliselt ära. Naine suri kas 6. või 7. sünnitusel. Mees võttis uue naise ja suri varsti ise ära. Nüüd tänasel päeval on ju see olukord tekkinud, et 40. eluaastaks, ütleme 40-45, kui see karantiaeg läbi saab, naised soorolli täita enam ei suuda. Eesti naine keskmiselt ei saa enam oma soorolliga hakkama. Meie emad ja vanaemad veel said, tänapäeva naised enam ei saa, sest peab olema vähemalt 2,2 sünnitust selleks, et populatsioon püsiks ja praegu ta püsib eluea pikenemise arvel. Lihtsalt. Ja siis tekibki niisugune huvitav olukord, et lapsed hakkavad saama suureks, naised soorolli jätkata ei suuda, aga mehed suudavad. Ei kus sa saad seda? Seda ei ole vaja loodusteaduslikult taustaga inimestele rääkida, lihtsalt naistel on munasarja kassett tühi. Mehed toodavad neid spermatotsoide kogu aeg juurde, aga naistel on ühe korraga kaasa antud. Kõik lõppenud. Ja seal tekib see keskea kriis. Nagu ei olegi mingit head ideed, kuidas edasi elada. Ja nüüd on siis niimoodi, et tänasel päeval halvustatakse neid tublisid mehi, kes võtavad uue naise ja saavad veel uued lapsed, nagu tubli pääsuke, suvega 2 pesakonda. Aga ma kahtlustan, et 30 aasta pärast peetakse neid väga tublideks inimesteks. Aga nüüd, kui tulla Kristluse juurde tagasi, milles on probleem. Probleem on selles, et need mehed, kes veel suudavad ja jaksavad, veaks seda populatsiooni edasi. Kui ta on, ütleme, suuluneeger, siis ta võtab lihtsalt uue naise juurde. Ütleme, esimene naine enam soorolli täita ei suuda, aga siis võetakse noorem naine ja võib-olla veel noorem naine. President Jakob Zumal on neid praegu just 5 tükki või. Ta sai 70 aastaseks, nii et ta just abiellus. Kõik ta naised on ülekaalused, kõik on suhkruhaiged, eks ole. Aga Aafrikas teatavasti paks niiluguse naine, nii nagu Araabia maailmaski. Aga meil on ju niisugune lugu, et seadus sunnib
kui sa tahad uue naise võtta, seadus sunnib eelmiselt ära lahutama. Muide, seda pole nagu tähele pandud üldse. Tegelikult ongi siuke sundolukord, mis on tulnud kusagilt sealt mingist semiitide omavahelist usutülist Palestiinast, kusagilt aegade hämarustest. Tänase päevani on meieni nagu jõudnud. Ja tegelikult on nüüd nii, et see on hakanud lagundama ka kogukonda. Vaata, kui perekond laguneb, siis laguneb ka kogukond. Midagi ei ole teha. Ja kui me räägime neist energiasäästlikest või nendest kogukondadest, siis edasise jutu vaatepunktist on väga oluline, et te saaksite aru, et minu vaatepunktist energia on ka toit. Toit on üldse esmane energiaalliks või esmane energia, sest paljukest me sellest toidust seda ikka keha siin kasvatame ja asendame. Iga enamus sellest ööpäevasest toidu hulgast kulub selleks, et meid püsti hoida ja üles kütta. See on ju see. Ja kõik hakkab sealt peale. Nii et tegelikult toiduainete sissevedu ei ole mitte midagi muud kui energia sissevedu. Täpselt samuti nagu nafta. Täpselt samuti nagu kivisüsi. Ja kui me räägime Eestist kui ütleme riigist ja siis sissejuhatuseks öeldes on olukord selline, et meil ütleme eeldused olla muust maailmast energeetiliselt suhteliselt sõltumatud on üsna suur. Sellepärast, et meil on 3 suurt eelist. Üks on see, et meid ei ole väga palju. Kõik räägivad sellest, et vaata, meid on vähe ja hirmus suur õnnetu, et meid on vähe, peaks olema rohkem, aga meid ei ole üldse vähe, sellepärast, et tegemist on kõrgelt haritud rahvaga, rohkem pole. Sul peab olema mitte väga palju, aga haritud inimesi ja meid on vähe ainult siis, kui venelastega peaks sõdima. Aga venelastega me sõdima ei kavatse hakata ja venelastega sõda ei tule, sest venelased kukuvad enne ise kokku, kui nad sõjakäigule jõuavad. Praegune olukord on selline. Ja miks ma seda räägin, on see, et maailmas on informatiivne jälle sageli mitte see, millest räägitakse kogu aeg, vaid see, millest ei räägita üldse või äkki lakatakse rääkimast. See on palju informatiivsem ja ma nimetan seda konnatiigi teooriaks. On 2 konnatiiki. Konnad teevad häält. Äkki on nii, et üks tiik jäi vaikseks. Sa pane nagu tähelegi. Aga järelduse saab teha, et ilmselt on saabunud kurg. See lihtsalt on. Ja kui me vaatame Eesti ühiskonnas, siis on ka teinekord, et äkki millestki enam ei räägita. See on palju tähtsam kui see, millest kogu aeg sulle läheda maa pealt kõrva karjutakse. Ja ma toon selle sama Venemaa näite. Räägitakse Venemaast, et umbes venelased, ma ei tea, jälle mingisuguseid, mingid diviise panevad valmis. Mingi siuke jutt käib. Ja meil on ka lihtsameelsed, kes usuvad seda, et nüüd on venelastel mingid diviisid ja meil on tohutu ohu olukorras. Venelastel on 5000 kilomeetrit ainuüksi Hiina piiri. Ja venelaste puhul pole üldse mõtet rääkida, kuna tegemist pole veel vaba ühiskonnaga ka. Pole üldse mõtet rääkida, kuulata väga seda, mida nad räägivad, vaid see, mida nad teevad. Ja asjad tuleb kokku lugeda. Tuleb lähtuda niisugust loodusteadusest vaatepunktist, mitte niisugust jumalikust algestest, et jutu või jumala sõnaga võib teha asja suuremaks või väiksemaks. See nii ei käi. Kõigepealt tuleb üle lugeda. Ja kõigepealt loeme kilomeetrid üle Hiina piiril 5000 kilomeetrit. Nüüd loeme üles diviisid, Vene diviisid, mis seda kaitsevad. Neid on tervelt 5 ja needki pole täis koosseisuga. Nüüd kujutage ette, kuidas käib riigi kaitsmine 1 diviis 1000 kilomeetri peale. See on juba nii, et siis ärgu juba olgugi tegelma. Nüüd kui me vaatame seda, et venelased sõlmisid hiinlastega piirilepingu ja täiesti vaikselt tehti nii, et Habarovski vastas anti ära tervet Tarabarovi saar, poolus suuri saart, seal kus venelastel olid kaitseliinid. Tänasel päeval on nii, et kui hiinlased tulevad otse Habarovski keskväljakule. Mitte midagi ees ei ole. Ei saa strateegilist lennuvälja enam kasutada selle ristmaandumisraja põhimõttel, sõltuvalt tuulest, sest üks suund läks üle nende saarte,
kus selle õhukoridori hiinlaste enam õhukoridori ei anna. See tähendab, et piirilepinguga strateegilise lennubaasi võimsus vähenes poole võrra. Ja järgmine asi, mis on tähelepanuväärne. Ja nüüd seda sõjaväe juttu võib rääkida palju tahes. See, et nad hakkavad soomlastelt pasisoomukeid ostma, ei saa ise soomusmasinat valmis. See, et ei saa 5. põlve hävituslennukit valmis. See, et 20 aastaga suudeti teha üks keskmaa reisilennuk, see Suhoi, see superjet, see on, no ühesõnaga on juba 2 korda alla kukkunud. No, ei saada valmis. See tähendab, ei saada valmis. Mis asi on keerulisem, kusjuures sellel reisilennukil on veel Rolls-Royce'i mootorid ja Iisraeli elektroonika ja ikka ei lennu. See tähendab seda, et tehnilist võimekust ei ole. Nüüd on vaja veel ühte asja vaadata tähelepanelikult. Ma ei tea, palju te Venemaal olete käinud, aga mina olen. Viimasel ajal sellepärast mind kutsuti. Ja läksin sinna kohale ja vaatan, poes on piima hind 2 korda kõrgem kui meil. Ja ei läinud paari tundigi mööda, kui ühe Peterburi linnaosa, mis on sama suur kui, noh nii suur ei ole just kui Tallinn, see on suhteliselt väike linnaosa, aga sama suur kui Tartu küll, peaaegu. Jutt linnavalitsus väga lihtne, kuna valitsuste vahelised suhted on halvad. Jutt oli väga lihtne. Paljudel Eestis piima üle on, paljudel on liha üle, paljudel on kartulit. Tooge meile, müüge, me teeme kõik, me teeme turudele lahti, tulge, müüge, ja nii palju kui jaksab. Nüüd on asi tänaseks jõudnud nii kaugele, et nad on Peeter Esimese aja lõpul ehitatud turu või passaaži Kroonlinnas nõus andma eestlaste kätte, et nad asutaksid sinna Eesti turu. Et nad tagavad, et igal hommikul see nii-öelda kiiresti riknev on see siis piim, liha, kartul, ma ei tea, mis iganes, eks ole, et ta hommikul läheb üle piiri. Noh, seal on 120 kilomeetrit ju ainult. Seda vahemaa on väike. Ja praegune me paneme nagu nimekirja Eesti tootjatest kokku. Noh, see on nagu halb Vene äri, eks ole. Et algul on ostja ja siis hakkad otsima seda, kes on nõus seda kõike müüma. Aga ju me sellega häda pärast hakkama saame, ikka Eestist neid, ütleme, toidutootjad leidnud oleme, kes on nagu huvitatud ja siis see skeem oleks selline, et kui hommiku viid üle, siis õhtuks on raha nagu valmis, vahetad selle ära seal, see on korraldatud. Aga ma ei räägi seda lihtsalt sellepärast, et ühte niisugust asja vaikselt Eestis praegu püsti pannakse ja venelased on üli huvitatud sellest, aga siin on 2 tähelepanuväärset asja. Esiteks on see, et tähtsad on need asjad sageli, millest ei räägita. Ja teine asi on see, et kui sa ei suuda endale toitu toota, siis su energiabaas on äärmist nõrk. See tähendab seda, et meil Eestis oleks muidugi mõistlik vaadata seda tervikuna. Ja nüüd meil on energias tegelikult 3 valdkonda. Toit, kütte siis laiemalt, kütame ja kütame mootoreid, et ringi sõita ja elekter. 3 asja. Teatud mõttes on kõik asjad meil käest ära ja minu hinnangul on praegu nii, et Eesti riigis on umbes 10 valdkonda, mis tahaksid põhimõttelisi ümberkorraldada. Ja ma veel kord ütlen, et innukus on tore asi ja on mõnus vaadata inimesi, kes lähevad läbi seina, aga ma kahtlustan, et parem viis on ühiste riiklike jõududega sein kõrvaldada. Ja selleks, et sellest jälle omakorda aru saada, on ju küsimus selles, et ühiskonna korraldus, mille tipus on siis, ütleme, riik üldisemalt, ja meil võib-olla natuke seda Euroopa Liitu, siis tegelikult kõik need asjad, uued asjad hakkavad toimima siis, kui tekib turunõudlus
ja turunõudluse tekitab ühiskonna korraldus. No näiteks kui sa ikkagi ühel hetkel ütled näiteks niimoodi, et Eestis notaritel tundub, et raha hakkab otsa saama, et ei ole turgu, siis märkamatult ilmub mingisse seadusesse muutmise seaduse parandus, et see ja see tehing peab olema tingimata notariaalne. Kohe käivitub need notaritasud ja ühesõnaga rahvatulu jagatakse ringi, eks ole. Ja see on ju samasugune nagu see Euroopa, see hõõglampide lugu, see on meie laiuses ju täiesti lollus, meil on üks ka kama, me võime ju lampidega tegelikult tube kütta ja valgus on siis priilt käes nagu väike kombijaam, eks ole. Seal, ütleme, Kreekas on see võib-olla teistmoodi. Aga kui me vaatame neid säästupirne ja võrdleme LED-lampe, eks ole, siis on täitsa selge, et see säästupirnide värk on hirmus kallis ja keemiliselt keskkonna jaoks mitte kõige sobivam. Aga Euroopa Liidus see norm võeti vastu ja nüüd on niimoodi, et teatud rahad kanaliseeritakse teatud tehnoloogia peale. Ühesõnaga see hõõglamp enam ei tohi toota ja müüa, eks ole, ja nüüd see läheb kuhugi mujale. Ehk riigi seadusega, keeldude, käskudega ja maksudega, mis mõned võivad olla keelavad, mõned võivad olla, ütleme, regulatiivsed, sellega seda maailma korraldatakse. Ehk nüüd see järgmine, sellest tulenev järeldus, mis ma teile tahaks öelda, on see, et kui te toetute oma innukusele, mis on väga lugupidamist väärib, kui sellele ei kaasne ütleme, suure ühiskonna teatud sektori või arvestatav sektori toetus ja ei teki sellele turuline nõudlus, siis tavaliselt selles võitluses hukkutakse, väsitakse ära, meie mõistes. Ja me võiksime teie lahkel loal need 3 valdkonda Eestis, ütleme, toit, elekter ja küte võiks nagu selle enam-vähem, ütleme, läbi võtta. Kõigepealt toiduga on meil lugu nii, et me võiksime põhimõtteliselt toota umbes 2-3 korda rohkem, kui me reaalselt toodame. Ja kogu aeg on räägitud, väga palju on kuidagi tähelepanu juhitud sellele, et kapitalipuudus on, aga midagi ei ole teha. Maailmas töötab üks rusikareegel. Kui sul on tugev idee ja saad sinna tugevad tegijad, siis raha tuleb ise, kui mitte mujalt, siis turult. Tähendab, see on võib-olla hea idee, aga hea tegijaid ei ole ja turunõudlus võiks olla, siis see asi jääb ära. Aga need 2 esimest tingimust ja 3. saadakse hakkama. Ühel või teisel viisil ja kuidagi see asi igal juhul toimub. Nüüd meie toidu tootmisega on, siin on 2 tausta. Üks on see, mis puudutab meie põllumajanduse tootlikkust. Ja see on omakorda seotud jälle Euroopa toetustega. Tootlikkuse kisub alati üles laienev turg. Ja praegu me oleme jõudnud selleni, kus ma tean, et Eesti põllumajandus on laostunud Mart Laar. Ainult, et see ei vasta tõele. Eesti põllumajandus on laostanud traktor. Sellepärast, et sõjaeelne asundustalu oli 20 hektarit. Tänasel päeval üks traktor harib 400-800 sõltuvalt juba, nagu öeldaks, tehnoloogiast. See tähendab, et arvestuslikult on kas siis 19 või 39 taluperet liigsed. Aga maad on vaja. Juba lüpsjaid ka enam ei ole. Tekib olukord, kus maad on tarvis, aga inimest tarvis pole. Kusjuures Eestis on põllumajandus selles mõttes oma tootlikkuselt, kui me räägime niimoodi, on läinud kiiremini kui tööstus. See, et meil on praegu vahetusmateriaalse tootmise Eestis umbes 20%, see on arenenud tööstusühiskonna mudel. See on täitsa nii peabki olema. Tähendab, masinad teevadki töö ära. Teevad põllumajanduses, teevad tööstuses. Nüüd kogu küsimus on pigem selles, et ühelt poolt need madalamad toetused asendavad või asetavad ebavõrdsesse konkurentsisituatsiooni. Aga teine asi, mida pole meil üldse tähele pannud,
Ja see ei ole seotud ainult toidu tootmise, vaid ka toidu levitamisega, sest meil on ju niimoodi, need tootjad on küll, aga Nopri talu peremees käib ikka ise veab kohale, eks ole, mitte ei tulda talle ukse taha, et anna aga kätte, küll me selle sul maha müüme, eks ole. Ja põhjus on selles, et 20 aastat tagasi, või kui üldse Eesti ühiskonnas rääkida üldisemalt, siis see, mis 20 aastat tagasi püsti pandi, majandus- ja ühiskonna korraldus oli tol ajal lihtne ja see baseerus 3 vaalal. Madalad maksud, vaba ettevõtluse privatiseerimine. Ja selle peaideoloog oli kadunud Uno Mereste. Ja seda korrutatakse praegu, nagu te olete tähele pannud, ikka räägitakse. Madalad maksud, vaba ettevõtlus, privatiseerimine. Ainult sellele lausel oli teine pool ka. 10 aastaks. Et see on see, millega tulla kraavist välja. Nüüd on hooga teisel pool kraavis. See on nagu see probleem. Ja üks nendest asjadest, mis meil, või ütleme, ühiskonnakorralduse põhimõtetest, mis meil oli tookord hästi töötas, oli see, et kui ettevõte oma kasumi investeeris tagasi, siis ta oli maksuvaba. Ja nüüd täna on andnud see väärvõrseid. Ja eriti vahva on vaadata kaubakette. Eesti on jõudnud Euroopas juba praktiliselt tippu kaubanduspinnad ruutmeetri kohta statistiliselt. Igal pool kerkivad need. Aga tegelikult on see raha, milles seda tehakse, need ei ole enam otseinvesteeringud, vaid on sisuliselt meie eelarve raha. Raha jääb üle, kas maksta riigile, et võtta kasum välja ja maksta riigile, makse ei, kurram, paneme pigem uusi kaste püsti. Nüüd, mis saab edasi? Nüüd kujutage ette, pannakse püsti suur kast meie kliimas. Oleks nagu kütta tarvis. Nüüd, kui sul on kastis palju ruumi, sa pead panema ju selle kaupa täis, sa ei ju tühja riiuleid hoida. See eeldab seda, et sul on käibekrediit. Ja nüüd sa kütad, nüüd sul on vaja käibekrediiti ja siis kõik imestavad, et miks meil on tarbekaubad kallimad kui mitmel pool mujal. Ja tagatipuks Nopri talu peremees suurde ketti üldse ei pääse. Sest seal on rahvusvahelised süsteemid ja kui me räägime meie ETK-st, siis sellest hetkest alates, kui ETK veel kaotas ära oma varumuskontori, kus oleks, ütleme, keskmise ja väiketootja kaup viidud standardisse, nii nagu tehti 20. aastatel, kui Eesti suurim väliseksport oli kartul ja nüüd ma küsin, kuhu 28. aastal kõige rohkem kartul eksport? Muide, tuhandetes tonnides. Kuhu? Ameerika Ühendriikides. Nii. Aga põhimõtteli selles, kui praegu öeldakse, et andke meile suur kogus, teie kaup pole standardis, siis tegelikult tol ajal oli samamoodi nõuti seda standardit. Ega seal, kui 5000 tonnile laev pandi täis, ega siis seal oli see seis samasugune. Ainult, et vahel oli siin see süsteem, mis siis sorteeris, ütleme sealt 10 või 20 või 30 keskmise väiketootja kauba sorteeris vastavalt kvaliteedile ja nii teda siis müüdi. Tähendab, see on vahel puudu. Ja nüüd on tekkinud meil niisugune olukord, et ühelt poolt Euroopa toetused, teiselt poolt see vahesüsteem, mis standardiseeriks suurtesse mahtudesse selle tootja. Ja kolmas, kuna need suured kaubaketid võtavad ainult suuri koguseid, siis me ise sinna sisse ei saa ja siis keskmine väiketootja tiirleb nende, nagu harjust nende suurte kaubamajade ümber, eks ole. Ja seal voolab rahvatulu jälle välja tänu sellele, et me peame kütma, kütte ostetakse sisse, on siis gaas või nafta ja teiselt poolt käibekrediit, see läheb ju välispankadele, raha voolab kuhugi välja nende krediitide arvelt. Ja nüüd tegelikult me oleme jõudnud sinna maale, kus me peaksime suurtele ettevõtete, või tähendab, me peaksime kehtestama ettevõtte tulumaksu. Et meil ei ole mingit põhjust enam seda, et Rootsi pangad viivad vabalt kasumit välja või investeerivad justkui väärtpaberitesse, eks ole. See maksudena tuleks ära võtta, aga ettevõtte tulumaksu väärtus on ka selles, et sa saad keskmisele väikeettevõtlusele teha maksusoodu, et see suure eelis, see loomulik eelis, mis tal on, et vähendada seda loomulikku eelist, et meil tekiks normaalne ettevõtluspüramiid, suured ettevõtted, keskmised ja väikeettevõtted. Praegu keskmised ja väikeettevõtted on ju täiesti
noh, nad ei ole konkurentsivõimelised tegelikult, see seisab suuresti ikkagi niisuguse innu peal ju püsti. Et tal ei ole nagu seda turuvõimendust. Igal pool mujal on see olemas ja noh, meil mingi ettevõtte tulumaksud 20% võiks ju küll olla, eks ole, sellest ei juhtuks ju mitte midagi, eks ole. Võtta pankade tulud 20% ära, miks mitte, eks. Miks mitte suurtelt kaubanduskettidelt ära võtta? Kuhu kõrgemale ka või? Ah? Kas olete kuskil kõrgema käsitlenud selle ettepaneku, et paneme tulumaksudele suurtele? Kõik, mis on väga tähtis, toimub väga varjatud. Niimoodi. Sellest ma alustasin. Ja nüüd ja see puudutab toitu otseselt. See puudutab toitu kui energiaallikat otseselt sellepärast, et see pärsib meie oma toidu tootmist ja oma toidu pääsemist turgudele. Ma siin mõned päevad tagasi kirjutasin ju mingi kiusliku loo, ma ei tea, kes te lugesti, lehti ei loe eriti keegi, ja ma ise ei loe üldse juba aastaid, ja ma ei loe ka seda, mida ma ise kirjutan, aga kuna seda nõuti, siis ma tõin nagu piima näitel, et probleem oli seal selles, et maailmas praegune see üleilmne turumudel on üldse kokku jooksnud. Ja nad ei tulegi sellest välja, mitte nemad, meie ka, sellepärast, et see töötab hästi ainult tarbimise kasvu tingimustes. Aga arenenud maailm, mis maailma veab majanduslikult, arenenud maailm ju ei ole laieneda kuhugi. 100 aastat tagasi laieneti selle tõttu, et maarahvas tuli linnadesse ja rahva arv kasvas. Iga uus inimene oli tarbija, tarbimine laienes. No siis hakati turgusid ühendama. Ameerika Ühendriigid turgude ühendamiseks pidasid oma kõige verisema sõja, kodusõja, kus tapeti ära 600 000 valget meest, kui lõunaosariigid, kelle käes oli toorainebaas, tahtsid eralduda põhjast, kelle käes oli tööstus, ja tollel olid tollid suhteliselt kõrged, et säilitada ühtne tollivaba siseturg. Ameeriklased said sellega hakkama ja see oli ameeriklaste suur eelis. Nüüd Euroopa pidas 2 maailmasõda ja külma sõja, selleks, et turud ühendada. Nüüd pärast külma sõja lõppu jõuti nagu teatud mõttes lõpule, Euroopa piir jõudis vastu Venemaad, enam-vähem seal, kus ta, ütleme, peaks nagu olema. Ameeriklased said, kuna nad võtsid selle varem käsile, ameeriklased said odavalt ainult 600 000 hukkunuga, Euroopas läks mitukümmend miljonit. Aga rahvastiku arv ei kasva. 2 praadi lõunal ei söö, 3 ülikonda korraga selga ei pane, 4 autoga ei sõida. Ja tulemus on see, et see on jäänud paigal marsile nagu Jaapan. See tähendab seda, et vajatakse uut majandusmudelit, mille üks kaasnähtus paratamatus on see, et kaubavahetus langeb. Praegu on ju kogu aeg loodetud selle peale, et kui sul endal ei tasu toota, ajame selle turu suuremaks ja siis meil on üle-euroopaline tööjaotus ja keegi kuskil toodab ja toob sulle kohale. Ja sina toodad midagi ja siis viid talle kohale. Pluss seal siis vahepeal on kõik need monopolid ja kõik, mis sellega seondub. Euroopa ei ole hästi suutnud monopole ohjeldada erinevalt Ameerikast. Ja siin on nagu niisugused lisaprobleemid, aga kuna Euroopa meenutab ju nagu sõjaaegset Saksamaad või tänapäeva Jaapanit. Euroopa on ju loodusvaradeta majanduspiir. Tegelikult. Kõik vähegi suuremad, mahukamad asjad tuleb sisse vedada ja prahist elatuda ei ole võimalik. Siin on muidugi tohutud illusioon, et meil on nagu praht, eks ole, prügi, mida me siis töötleme kuidagi ümber, aga see eeldab jälle energiat. Energiamahukas asi. Tervet hulka prügi ei tasu üldse ümber töötada, las laguneb ise. Ja seega on mindud nagu seda teed, et kõigepealt tarbimisväärtust kogu aeg on vähendatud. Näiteks ma selle artiklist tõin piima näite, ma räägin selle üle, kes on lugenud, siis andke mulle andeks. Aga põhimõte on nagu selles, et meil ei ole piimameest. Piimameest ei ole. Nüüd on meil pood, kus sa ostad seda kotti piima, kus on siis, seda on siis 400 kilomeetrit veetud edasi-tagasi, kuni ta sinuni jõuab. Eks ole, kuigi ta on võib-olla sul naaber siit 10 kilomeetri kauguselt farmist kuskilt pärit, eks ole. Ja peale selle on veel naftašeikidele, pojaaledele antud veel kilekoti eest ja ühesõnaga veel energeetikutele veel kuskil ja lõpuks jõuab sulle kohale.
kallad selle piima välja, lased hapnema, ei lähe põrguline hapnema, hakkab roiskuma. Nüüd meile kõigile sisendatakse, et see on väga tervislik. Kogu aeg räägiks, et väga tervislik ja sest piim on lahjem. Nüüd kujutada ette seda, et see jutt on justkui nagu õige. Aga mina ütlen selle kohta, et aga miks ta lahjem peab olema? No mina käin turult piima ost, minu ihu seda poepiima hästi vastu ei võta, aga et miks ta peab olema lahjem? Noh, et liiga palju rasva ja no siis loetakse sulle ette. Mina ütlen, et aga see on nagu viinaga. Kui on kangem, joo vähem. Saad selle kohe kätte. Vahepeal kuumutatakse bioaktiivsed ained, eks ole, osa lagunevad sul käest ära sul, eks ole, ja sulle sisendatakse kogu aeg, et see, mis on seal, tegelikult osa tarbimisväärtust on välja võetud, seal natukene saab teha juba koort sellest ja natuke saab teha võid ja lõpuks on ta kõik ühes hinnal, mis sulle kätte tuleb. Nüüd, kui te jälle teistpidi ette kujutate, et piimamees hakkaks käima, siis see ju tähendab tarbimise langust, kuigi see ei tähenda üldse seda, et elu läheks halvemaks. See on üks viis, kuidas tarbimist suurendatakse. Ma vist seal artiklis tõin ka Rolls-Royce'i näite, kui 30. aastatel, 7 aastat tagasi, noh, kes teab, kui pikk oli Rolls-Royce'i garantiaeg sõiduautol. No eluaegne, aga see märgiti 99 aastat. 99 aastat, praegu annab see sama Rolls-Royce 4 aastat. Kui ta annaks 10 aastat, oleks ta juba täna pankrotis, täiesti selge. Mingit lootust pole. Ja kaupade kasutusaeg läheb lühemaks. Tarbimisväärtust võetakse seest välja ja dollari inflatsioon 1913. aastast alates, Ameerika dollarit ma mõtlen, oli vist siin eile 3380% või noh, mingi siuke suur. Raha trükitakse juurde, võimendatakse tarbimist. Ja selge on see, et sellel, noh, see on juba kokku jooksnud. Kõik see Kreeka ja see kõik, noh, siukene, see on nii, nagu teil on üldhaigestumine, aga näeb, põlv annab tunde, mingi köha on, eks ole, kusagil see maailm köhib, kusagil on nina tatine, kusagil on, eks ole, selg on haige, aga tegelikult probleem on hoopis selles, et ta olemuslikult ei toimi enam. Ta on vanaks jäänud käest. Lihtsalt ei tööta enam. On vaja uut asja. 40 aastat hakkab täis saama. Ja nüüd hambad kuluvad ära. Suuda konkurentsid neegritega vastu pidada, seal on veel tõusuruumi. No need vaesed maad, nendel on nagu kasvuruumi, aga jõukatel ei ole kasvuruumi, see on nagu see probleem. Ja sellepärast on jäänud niisugune vääre pilt, et maailmas kusagil niisugune noh, nagu revolutsiooni sõjahüüd, oi, seal on signaal, et India turul on tarbimisjulgus kasvanud. No saadakse 100 miljonit hindut appi tarbima, no ja edasi. Eks ole, noh, saadakse 150 miljonit hiinlast veel appi. Aga ega see üldist pilti ei muuda, seal kuskil serva peal midagi toimub. See on nagu Rooma riik, et keskelt kukkus kokku ja Inglismaal veel Rooma süsteem toimis väga hästi, kuni ühel Adrianuse ajal siis tõmmati päeva pealt vähed välja, õbe võeti kaasa ja kõik kukkus kokku pärast seda, kui roomlased lahkusid. Nii nagu India jäi põdema pärast seda, kui inglased ära läksid ja raudteid enam ei remontinud, nüüd ongi nii, et iga nädal on vähemalt 100 ohvriga raudteeõnnetuse Indias ikka olemas, aga meieni see ei jõua, sest see on mingi ilma teade, eks ole, et noh, jälle seal mingi rong on kummuli kuskil põlem või midagi on lahti. Lihtsalt probleem on selles, et inglased on väga kaua ära olnud. See on nagu see põhjus. Ja nüüd siis on kujunenud niisugune olukord, noh, ütleme, kui me vaatame neid, noh, ütleme meie olusid, siis see uus majandusmudel peab eeldama seda, et sisemajanduse kogutulu languse tingimustes ei pruugi elu minna halvemaks. Ma toon lihtsalt 2 näidet. Üks on näiteks niisugune olukord meie armastatud ühistranspordiga. Praegu on läinud lahti muidugi tohutu turistisõda Tallinnas, eks ole, seal võitlevad, hea võitleb paremaga või halb kurjaga, ma ei tea, kuidas see seal lõpuks välja kujuneb, aga Tallinna probleem on selles, et juba 65% ühistranspordi kuludest on dotatsioon. Selleks, et see 35% kätte saada, pead sa pidama mupot, kes kontrollib, siis on seal mingi IT-firmasid nuumatakse, sest see on IT-piletid, eks ole, siis müüakse neid tavapileteid.
kaasusega, ma ei tea, kas keegi on Tallinna piletit näinud, aga seal on, ma võin pärast ligemalt näidata, siin on, näete, isegi mingisugune nagu turvakoodi moodi asi ja noh, see pileti tegemine üsna kallis, siis seda müüakse kusagil, siis 20% käibemaksu seal peal, noh ja et cetera. Ehk teisisõnu öeldes, et on jõudnud nagu selle lähedale, et ei tasu. Kusjuures mujal Eestis on asi veel traagilisem. Seda, ütleme, meie majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi inimesed ainult 3. astme piinamisel tunnistavad üles, aga tegelikult on ju meil maaliini, bussiliine juba sellised, kus dotatsioon on 90%. Mõistlikum oleks riigil osta inimestele väike autod, eks nad ise maksaks kinni. Sinnamaale on asi jõudnud. See tähendab seda, et see Tallinna see ettevõtmine algas suhteliselt räpakalt ja ülepeakaela ja kahjuks poliitilisest algest lähtudes, kuid põhjus on väga tõsine. Kusjuures tegelikult oleks mõistlik teha ühistransport üle Eesti tasuta transpordiliigiks. Nagu avaliku, et käsitleda teda avaliku kasutusega tänava või maantee osana. See on üks osa, see on liikuv osa avaliku kasutusega tänavast või maanteest. Ja kui keegi küsib, kust raha võetakse, siis peaaegu kõik raha on juba olemas, seda kulutatakse igapäevaselt, aga oleme arutanud ka seda varianti, et kui siin praegu klaaritakse seda teemat, et kas töötus, ma võib-olla lähen liiga spetsiifiliseks, kui ma lähen liiga eriliseks, siis öelge mulle, kui see pole arusaadav, aga klaaritakse siin sellest, et seda, kas see töötuskindlustusmakse peab olema 2% või 2,5%. No siis võiks ju naljaga pooleks öelda, et aga võtame siis, jätame selle üldise maksukoormus seal 2,5 peale. Aga võtame 0,5% ja nimetame selle transpordikindlustusmaksuks. Lihtsalt maksukoormus ei tõuse, aga sellest rahastatakse seda avalikku liikumist ja tulemuseks oleks see, et see laseb inimesed paremini liikuma. Ütleme, kui sul on, nagu ütleme maakohta, see on tüüpiline hommikune buss, mis linna läheb ja õhtune, mis tuleb tagasi, see on täiesti teada, et sa võid rahulikult sinna peale istuda, kui sa tahad osta 20 eurose raamatu näiteks, siis sa ei pea seal 3 või 4 eurot bussipileti eest peale maksma, eks ole, sa istud bussi peale, sa käid arsti juures, sa käid sealt, lõppkokkuvõttes kaob ära terve hulk asju, alates koolibussidest, mille puhul jälle, et see vedama kuidagi, eks ole, tegelikult maakoolid hakkavad tööle siis, kui buss mööda sõidab. Siis ongi 9:30 tuleb buss, 3:10 või kell 10 hakkab lastel tunnil. Õhtus bussiga on teada, kuidas siis koju viiakse, eks ole. Perearstidega täpselt sama lugu, praegu on ju põhiline häda, miks meil ei ole siin perearsti. Aga kui sa hommikuse bussiga võid minna maakonna keskus, kus perearsti kõrval on seal kuskil ka mingi, tehakse ka vereproovi ja seda, see teeb kõik need asjad lihtsamaks tegelikult. Ainult, et suure tõenäosusega, miks esimene uriseja selle plaani vastu, mitte ainult sellepärast, et Tallinna linnapea on Savisaar ja talle meeldib noored naised ja kõik see on kõik kõrvaline, aga hakkas ju ebamäärast niisugust pahurust üles näitama ju Rahandusministeerium. Sest nendel tekkis ju õudusunenägu, kui tõepoolest osa inimesi hakkab ühistransporti kasutama autode asemel. See on ju kütuseaktsiis, see on ju käibemaks, see ju... Aga võib-olla ka autode müük väheneb. Ja see tekitab olukorra, kus elukvaliteet läheb paremaks, aga sisemajanduse kogutulu langeb. Aga majandusmehhanism ei ole absoluutselt, selle jooksutab ta kokku. Teine on ju meie see unelmate prügivedu. See on ju täitsa see on uskumatu, mis toimub tegelikult. Nüüd Berliinis. Käisime eelmine sügisel seda eraldi uurimas, hääletult Berliinis. Need, kes prügi sorteerivad, need prügi eest ei maksa. Äraveost ei maksa. Nüüd, meil on, jättes jälle kõik niisugused kiltkondlikud ja muud niisugused ärihuvid kõrvale, aga me ei ole nagu noor riik, aga me oleme Euroopa mõistes noor riik. Ja nüüd, kui need eurodirektiivid tulevad, neid on ju terve, ma ei tea, mitu sükust majatäit, eks ole, seal kuskil, see on nagu piibel. Eestis on ju niimoodi, et kui mõistus saab otsa, siis esimene samm on see, et inimesed hakkavad rääkima, ma arvan, et kui te vaatate uudiseid, siis kui te tahate kohe mõelda, kas te
otsustada ära, kas te kuulate seda või ei kuula. Nii kui keegi ütleb, ma arvan, siis mõelge, et ega ta täpselt seda ikka ei tea. Ta on lihtsalt arvaja mees, eks ole. Ja noh, võite kuulata, võib-olla huvitav, eks ole, aga võib-olla ka mitte. Väga usaldusväärne pole. See on esimene faas teadmatusest. Teine teadmatuse faas on Eestis on võõrsõnade kasutamine. Hakates kasutama laiamõistelisi, laiali valguvaid võõrsõnu. Näiteks täitsa tüüpiline sõna on korruptsioon. Vot see on korruptiivne. Mina ikka küsin selle peale, kui läheb nagu otseseks jutuks, et ma ikka tahaks teada, kas tegemist on riigivarguse, onupojapoliitika või altkäemaksuvõtuga, et need on seal karistusseadustuks erinevad paragrahvid. Palun öelge mulle, milles asi on. Ärge rääkige ähmaselt, et mingi nüüd. Siis teine niisugune täitsa naljanumber on spekulatsioon. Üldse ei saa aru, kas tegemist on oletuse, kuulduse, ütleme, ebaseadusliku ostumüügiga või on börsitehinguga. Kõike seda tähendab, ei saa. Sa pead kuulama algusest lõpuni ja veel edasi tagasi kuulama, et aru saada, milles on asi. Või artist. Üldse ei saa aru. Vene keeles on hea termin. Nui artist. Ei saa aru, kas on laulja, näitleja. Lihtsalt ei saa aru. Eriti, kui sa veel poole pealt kuulad lauset. Selle asemel öeldud näitleja see ja see, laulja see ja see, helilooja see ja see. Palun väga, kõik on väga selge, eks ole. Aga see on teine faas. Võõrsõnu kasutamine. Aga kolmas teadmatuse faas on viidatakse eurodirektiivi. Siis tuleb alati küsida, millisele direktiivile, millisele paragrahvi, ei. Ja siis on umbes nii, kui piiblis on öeldud, et keegi pole seda lugenud, eks ole, ja siis nii ongi. Ja meil on nagu selles mõttes noor riik, et see on nii kui venelaste sõjapidamine. Et sõda puhkeme alati ootamatult, nagu lumetulek. Ja siis üle pea kaela võetakse vähegi oskajad inimesed ja kiiruga õpetatakse välja sõda pidama. Ja siis see sõda läheb nagu läheb, eks ole. Andekamad jäävad ellu ja ülejäänutega nagu alati, eks ole. Ja meil on samamoodi. Ja nüüd võetakse ametnikud, kes peavad asjaga tegelema, need kupatatakse kuhugi täienduskursustele. Aga mida saab täienduskursustel teha? Rääkida direktiivi üldosast, sellest peamisest ideest. Aga kuna näiteks prügivedu on ju kujunenud Euroopa tiheasustusega aladel, kõik see prügiveo direktiivid, need kõik lähtuvad tiheasustusega oludest, mis meil on ainult Tallinn ja võib-olla natuke Tartut, eks ole. Võib-olla kuulutame Pärnu ka, eks ole, aga hea küll, võib-olla siin veel midagi, aga põhiliselt on meil hajaasustusega ala. Nüüd, mina olen neid direktiive vaadanud, seal taga lõpus need kõige tillemad on hajaasustusega erandid, mis tegelikult Eestis peaks olema peamised. Aga nüüd on võetud tiheasustusega. Ja siis igas metsatalus peab olema prügikast ja mingi 12-tonnine auto sõidab seda biotäit prügi selle järele, eks ole. Ja tagatipuks hakkab keegi vend ehitama veel Tallinna alla prügipõletustehast, et toota elektrit ja anda tallinlastele odavat vett. Ja nüüd, kui see prügi veetakse siit Tallinnasse, kuna mujal selle tehase võimsuse jätkub prügi, siis sisuliselt siin elanikud maksavad Tallinna odava vee elektri kinni. Keegi teeb seal vahepeal veel äri ka takkatraavi. Nüüd, kui mõelda nagu teistpidi hoopis, eks ole, et niipea kui prügitehas valmis saab, võetakse Eestis vastu otsus, prügivedu on tasuta. Prügivedajad peavad selle prügi utiliseerimisega ennast ära elama. Nii nagu te elavad Berliinis. Berliinis elavad, meil ei ela. Meil igaüks peab talle peale maksma kuidagi. Ja Tallinna soojusele peab keegi kuskil peale maksma. Ja see tähendaks seda, et ühel päeval nad hakkavad rääkima, ei, meil ei tasu ikka sinna metsa külla, tead, ei tasu autoga ikka minna. Siis algavad juba need jutud, et oot, aga et olge nüüd kenad inimesed, et kõik see orgaaniline, mis teil on, selline kartulikoored ja need pange komposti õnnikusse nagu muiste, eks ole. Ei pea, paneme mingisse kotikesse. Tallinnas sunnitakse puulehti, paneme kilekottidest, seisavad seal mingid 2 nädalat, 3, mis viiakse kuhugi. See aru saamata. Põletage see ära. Aga jumala eest, ärge põletage. Ja ärge põletage näiteks neid plastikpudeleid, et see on klooriühendid on seal, korjake need kokku ja ärge patareisid ja ärge lakke ja värve ja ärge enam kingi põletage, et 30 aastat tagasi olid need nahast ja oleks võinud ära põletada, aga täna nad annavad dioksiidi või dioksiini, eks ole, madalal põlemisel, lihtsalt ta ei põle lõpuni ja kui te viskate tuha veel, ütleme, aiamaale, siis pärast ei kõlba kaalikat süüa, eks ole. Et see tuleks ära seletada ja siis kord aastas, siis ma ei tea, kord aastas või on siis kevadel või sügisel või mingil on, kus siis auto käib üle ja selle siis maksab siis võib-olla vald kinni, et korjab kõik sellised kahtlast asjad kokku ja
Auf Wiedersehen, eks ole. Ja see on andnud täiesti väärastunud mudeli, kus justkui sisemajandus kogutulu kasvab. Nüüd kui teha teistpidi, siis sisemajandus kogutulu väheneb. Elu läheb paremaks. Ja nüüd kui me jõuame selle energeetika juurde, siis mõistlik oleks rääkida soojast. Soojast elektrist. Meie kliimavöötmes on kombijaamad, ütleme see, et tänase päeva laiatarbe energeetika kõige mõistlikum ja tõhusam. Siis kui meil on külm, siis meil on palju vaja elektrit, aga sooja. Sooja on lihtsalt tasuta kaasanne. Kõik nagu sujuks. Mingid probleemid võiks olla. Tallinnas on 2 kombijaama kinni pandud, sest niipea kui ettevõtted valmis ehitasid, üks oli Balti laevaremondi tehases ja teine oli selles Kristiine keskuses. Toodad endale elektrit sooja gaasist. See Eesti Energia tegi neile pakkumisi, millest nad ei saanud keelduda. Energia pani muidugi need kombijaamad kinni. Keegi teine maksab nüüd selle odava elektri, mis neile pakuti selle eest, maksab ju kinni. Ja samal ajal meil on elektrijaamad on ju kõik pole ju meie jaoks ehitatud, vaid ehitatud ju Leningradi jaoks tollel ajal, nüüd see Peterburi jaoks. Riigi ühes servas. Kui te vaatate oma arveid, siis minu mäletamist mööda 63% on ülekandekulud. Ma saan aru, et need juhtmed on kõik mädad ja mastid on roostes ja kõik on väga selge, eks ole. Aga ikkagi. See ei tähenda seda, et ei peaks mitte midagi ette võtma. Nüüd Tallinnas nagu põhimõtteliselt võiks olla niimoodi, et tervetes elurajoonidel võiks olla oma kombijaam, mis on siis ühendatud võrkudesse mingil viisil, et kui tõesti mingi hädatarvidus on, et siis seda elektrit sealt võetakse, kompensatsiooni elektrit, aga midagi ei ole. Ja põhjus väga lihtne. Ühelt poolt on Eesti Energia ärihuvid ja teiselt poolt on Tallinna soojuse ärihuvid, kelle on rentinud jälle prantslased, kes panevad sinna 20% oma kasumit, mis selle Pariisist öeldakse ja siis neid torusid lapitakse nii palju, kuivõrd see, ütleme, soojuse välja imitsemine või soojuskadu siis takistab selle kasumi kättesaamist. Selle asemel, et Tallinna soojusvõrk oleks süsteem, kes hulgi ostab ükskõik kellelt, pakub oma sooja ja jae müüb ja elab sellest vahest. Siis on täiesti selge, et kui kusagil hakkab lekkima, siis kõik need paganama suvised või talvised need rohealad kaoksid ära. See on täiesti selge. Sest ärihuvi on selline, äriline tõmme on see, et ta kaoks. Praegu ei ole mingit kadu, sellepärast, et on tegemist monopoolse ettevõttega ja hind kujuneb kulupõhiselt. Ja nii palju, kui sa saad kaitsta seda, siis ja siis nüüd kujuta ette, et meie see konkurentsiameti mõni ametnik peab siis võitlema nagu vilunud raamatupidajate, audiitorite, advokaatidega, seal vastas on sul Eesti Energia, sul on seal suured kütusefirmad, sul on seal need paganama kaubaketid ja kõik, see on absoluutselt ebavõrdne võitlus. Sellest ei tule midagi välja. Ja see ongi sellepärast maailmas nii korraldatud, et seda laadi määratud hindadega peab, ütleme, minimiseerima, sellepärast, et kui need on liiga palju, sa ei jõua, Nõukogude Liit sinna lõpuks hukkuski, eks ole. Ja kuna kumbki pool ei ole sellest huvitatud, siis Tallinnas mulle teada olevat töötu ühtegi kombijaama. Mitte ühtegi. Aga siin on ainukene õige vastus on jälle see, et kuidas see on tekkinud, see tähendab seda, et meie elukorraldus ei vasta enam aja nõuetele. 20 aastat tagasi polnud seal häda midagi. Kraavist välja tulekuks kõik oli õige ja saadigi välja. Eriti veel, kui olid tootmiskulud ja kõik olid madalad. Sest palku peaaegu makstud. Aga tänasel päeval on asi natuke keerulisem. Tööjõuturg veel avanenud ka. Ja see tähendab seda, et rahvuslikku rikkust inimestena voolab välja, rääkimata kõigest muust, et sa kulutad liiga palju seal, ütleme, kütmise peale, see on ju välja voolanud rahvatuul, liiga palju elektri peale või siis mädade juhtmete peale. Ja nüüd Tallinnas, teil on siin suhteliselt ikka väike ring, eks ole, siis Tallinnas praegu aetaks ka ühte asja. Ja nüüd esimesed uurimistulemused on olemas. Ja puudutab see esimest, teist ja kolmandat mikrorajooni Mustamäel. Ehk see keskne idee on selles, et 60. aastatel ehitati esialgse kasutusaeg 25 aastat, siis pikendati seda paberi peal 50 peale, nagu Vene lennukite seda ressurssi.
aga see, et sa paberi peal ära teed, ega loodus teeb oma töö, mõned kukuvad alla ja noh, nii on sealgi, eks ole. Noh, kui te panite tähele, et 20 aastat nooremates majades Lasnamäel kukkus rõdu alla või rõdu piire, mis ei kaalnudki väga palju, natuke üle 1 tonni, eks ole, siis kui seal noh, midagi muud hakkab nagu lendama, siis noh, võite ise ette kujutada. Aga kui me paneme sinna kõrvale veel selle, et see on noh, madalate lagedega, olematute köökide, olematute vannitubade ja esikutega ja kitsaste trepikodadega, kus ja lifte pole, vanemad inimesed, elanikkond vananeb, eks ole, kunagi saadi sinna korter noorte inimestena. Ei jaksa enam võib-olla 5. korrusele minna, noortel peredel jälle ei saa lapsevankrit kuidagi üles, no ühesõnaga ei sobi kellelegi. Nüüd, igal asjal on oma inerts, selle piirkonna väljaehitamise eest saadi hulgaliselt riiklikke Lenini preemiaid, Eesti Ennistuse preemiaid ja kui ma 20 aastat tagasi Tallinna linnapeana lasin ühel majal vuugid lahti võtta, et vaadata, kuidas siis nagu öeldakse, keevised koos püsivad. Ja siis lühitulemus oli see, et 20% keevist on läbi roostetanud, aga kuna Tehnikaülikoolis öeldud, kui 50 veel on koos, siis see saab püsti küll, sest meil maavärinaid ei ole. Ja siis tegelikult tekib siuke olukord, et ühelt poolt on neid inimesi, insenere, kes väidavad, et küll ta koos püsib ja me võime seda vateerida siin ja teha seda teist ja kolmandat. Ja isegi vaheseinu võime ära võtta, ainult keset magamistuba tuleb terast tala panna, eks ole, et see koos püsiks. Ja suure rahaga on võimalik teha kõike ja noh, ilmselt on võimalik teha ühe majaga, mida jätta, nagu öeldakse, muinsusväärtuseks, noh, ütleme, et ta seest siis teha ümber nagu vanalinna majad, eks ole, kaasaegse kasutusega, aga noh, tegelikult on see juba minu hinnangul ikkagi kallim kui uue maja ehitamine. Nüüd kogu probleem on selles, et seal tuleks ümber korraldada sellisel juhul ka kogu taristu. Selgub, et seal ei ole sadevete kanalisatsiooni, gaasi ja elektrijuhtmed ja kanalisatsioon on mäda. Ja nüüd selgub, et tuleb ka majade asetus ümber, ehk terve piirkond tuleb ümber planeerida, sest tollel ajal planeeriti seda niimoodi, et maja otsad olid suunatud kirdesse, kirde edela-suunalised reeglina. Ja sellepärast, et sealt on kõik külmem tuul. Sellepärast on ka niimoodi, et soojustega maja otsi, kui te muud ei suuda teha, soojustega otsad ära. Nüüd tänasel päeval jällegi arvestused näitavad seda, et Kreedex maksab pangaprotsendid kinni. See vateering püsib 15 aastat ja siis selle ajaga umbes ta tasub ennast ära ka. Nii et sooja on saadud ja innukust üles näidatud, aga otsest tulu pole, sest keskmiselt kulutab siin niisugune maja 250 kilovatt-tundi energiat ruutmeetri kohta aastas. Mõistlik oleks 340. See on 5 korda üle. 5 korda, mitte 50%. Ja ükskõik, mida siis ka ette ei võeta, igal juhul tänasel päeval on see seis selline, et me oleme nüüd esimese etapi uuringud on läbi, mina olen määratud nende tööde koordinaatoriks Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja EBS-i vahel, kus siis EBS pakub välja seda organisatsiooni ja rahastamismudelit, kuidas seda rahastada. Kui linna osa peaks maha võtma, Tehnikaülikool tegeleb siis nagu selle tehnilise poolega ja arhitektuurse poolega. Ja Tallinna Ülikool siis tegeleb elanike küsitlusega. Kust need inimesed saadate? Saadate need inimesed? Ei, no inimesed, tähendab, idee on selles, et maja võetakse maha, 2 kuu pärast on uus maja asemel, nagu tänasel päeval on ja nad asuvad oma endistesse, sinna samasse kohta, tagasi elama, eks ole. Et sinna maali pole muidugi need arutelud veel jõudnud, kas on mingid asenduspinnad või ehitatakse maju suvel, öeldakse minge suvilasse ja tulge tagasi, eks ole, ja kusagil deponeeritakse siis asjad nii kaua. Seda, see on, sinna maale pole üldse see mõtlemine jõudnud. Praegu on pigem probleem selles, et keda ja kuidas kaasata selle rahastamisel, sest see peab olema inimeste nägu, sest ega see betoon ei hakka lammutamise vastu, inimesed hakkavad vastu. Ja praktiliselt kõik on erakorterid, mida me siis algul pidasime väga suureks puuduseks. Nüüd tundub, et võib-olla turuvõimendina aitab see pigem asjale kaasa. Nii et kui Lääne-Saksamaa või Ida-Saksamaa üle
siis ta neid korterid inimestele ei andnud. Need jäid kõik nii nagu Ida-Saksamaal oli rentnikeks ja nii ka oli. Et oleks jälle see niisugune mõõde silma ees, siis Ida-Saksamaal on 20 aastaga lammutatud maha 1 miljon korterit. 1 miljon korterit. Ida-Berliinis on maha lammutatud 240 koolimaja. Ja nad on proovinud nendest vanadest koolimajadest ja lasteaedadest teha igasuguseid, ma ei tea, mingist päevakeskusi. Näidati meile seal ühte ja siis öeldi mõrult, et me ei saanud ruumiplaneeringut muuta, me tegime poliitilisel survel, et miks te ikka lammutate seda, et te ilmselt seda Ida-Saksa asja ei armasta siin. Ja see renoveerimine maksis 75% uue maja ehituse hinnast, ainult et planeeringut ei saanud muuta sisemist. Peaaegu. Ja nad lõid kõik käega, nad näitasid meil ühte koolimaja, mida nad hoiavad järgmiseks sündivuse laineks, see käib ju lainetena, eks ole. Järgmise sündivuse lainena ja siis nad ütlesid, et selleks, et seda valvata ja konserveerida, et nad juba teavad, et kui järgmise sündivuse laine tuleb ja nad peaksid selle koolimaja uuesti korda tegema, siis see on läinud juba kallimaks kui uue ehitamine tollel ajal. Nii et see on nagu mingid niisugused paratamatused, sest loodus ei seisa paigal. Ja nii on, me seal Tallinnaski mõtleme ja on täiesti selge, et ilma riigi seadust muutmata seda ei ole võimalik üldse teha. See, et kuidagi Tallinna linn hakkaks seal üksinda nokitsema, see on tänase päeva seadusandluse raames täiesti võimatu, eks. Ja selge on see, et sellisel juhul siin tekib veel üks probleem, et oletame, et seadusandlust muudetakse, siis ei saa seda teha jälle hangete kaudu. Sest hangete puhul on siis riik, omavalitsus või siis ka kui seal keegi teeb neid suuri hankeid, siis läheb ju teemaks ikkagi, et mis on siis see kõige odavam variant ja nii edasi. Aga tegelikult see, mis on tänasel päeval turult võtta uued hooned, see on ju täiustatud minevik. Aga meil on tegelikult vaja projekteerida meie kliimale vastavaid eluhooneid, mis on tulevik, mis on 10 aasta pärast ei ole ka veel moraalselt vananenud. Mis ei ole võib-olla 15 aasta pärast moraalselt vananenud. Ja see tähendab seda, et seal hakkavad juba kõik, kui jutt läheb liiga spetsiifiliseks kohe öelda. Aga seal on ju, ütleme, erandlik on Mustamäe, kõige parem mikrokliimaga kant Tallinnas. Teine on see, et on Sanduri tasandikul, kui on 2 korrust parklaid vaja maa alla ehitada. Maja võetakse pealt ära, 2 korrust parklaid, seal on üks päris väärtuslik ehitusliiva. Mida saaks kasutada. Betooni kasutamiseks peaks olema mingi lahendus olemas. Kui on see masskasutus, siis on täiesti selge, et need hinnad ja kogu see tõhusus või majandustulus läheb ju paremaks. Ja selge, et tänapäeval ju majade seinad peavad sooja, aga nagu Enno Aabel, kes on Göteborgi ülikooli professor ja meil on ta siin tipis on ju emeriitprofessor, ta on selle ala inimene. Meil on selles mõttes ikka õnnelik, et Eesti mees on võtta, kes on selle ala inimene, üks parimaid asjad on. Ta ütleb alati, et ironiseerib nende kaste ja klaasmajade üle, nii nagu see Rahvusringhäälingu hoone, mis nüüd ära küll jäi. Aga oleks olnud päris hea, kui see oleks ehitatud, see oleks kõigil olnud silme ees, mis juhtub. Kui maja on selline, et talvel ei tea, kuidas kütta ja suvel ei tea, kuidas sooja välja saada. Ja teatavasti jahutamine nõuab energiat umbes 10 korda rohkem kui külmkappi tegema. On 10 korda energiamahukam kui maja kütmine. Ja me oma köögis ju talume seda ainult selle pärast, et see, mis külmkapist soe välja tuleb, see jääb meil kööki jälle kütma, eks ole. Aga kui ta peaks olema seal kuskil akna peal, siis on kuul pähe. Ja selles mõttes, et lõunamaad ei ole vähese energiamahukusega üldse, eks ole. Ja ses mõttes seal hakkab ju peale sellest, eks ole, et mis sa teed selle liivaga, kuidas saaks seda mõistlik kasutada, mida sa teed selle betooniga, kuidas mõistlik kasutada, kui suured peavad olema aknad, eks ole, aknad peavad olema nii suured, et saad kätte valguse. Meil on valgust lihtsam kätte saada kui lõunaaladel, sellepärast, et meil on päike kaldu, sellepärast me elame valges maailmas, kõik külgpinnad on valgustatud, inimene on ju lühike, ta on ju meeter natukene, silmad on 1,60 m kõrgusel või 1,50 m kõrgusel, aga meil on kõik näha, sest külgpinnad on valgustatud, kui päike on ülevalt alla, see on pime ju, ka päise päeva ajal. Kui lähete kuhugi Aafrikasse, siis pildistate päeval neegrit ja kõik pildid on alla valgustatud, sest te kujutate ette, hajuskiirgus nii suur, silmad kissis kogu aeg, eks ole.
ja kui ei ole automaatfotoaparaati, ma esimest korda käisin Aafrikas siis, kui veel niisugust asja ei olnud, siis need, kes eksponemeetri järgi ja tegid pilte, nendel olid neegrite näojooned näha, aga need, kes tunde järgi, eks ole, arvasid, et masin eksib, siis nendel olid kõik pildid alavalgustatud. Sellepärast neegrid on ka rahvariided niisugust kärtsude värvidega, mis on meie jaoks ebaloomulik, aga sealses, ütleme, pimedas olukorras on see just õige. Seal õhtul lõkkervest tantsu lüüa ja olla neegri noormeestele võluv, siis sa pead olema ikka nii kärtsu värviga, et see lõke ka kuidagi veel seal mingit tooni annab. Ja selle koha pealt nüüd edasi on ju see, et meil peavad olema aknad nii suured, et me saame kätte valguse, aga jälle piisavalt, et ta ei laseks talvel liiga palju sooja välja ja suvel liiga palju sooja sisse. Tänasel päeval on võimalik katusele panna juba mitte sedapidi need vertikaalsed tuulikud, vaid horisontaalsed. Need on päris tõhusad. Ehk rootortuulik. Jah, eks ole, aga tal on terve hulk eeliseid, kui me mõtleme korrusmaja ja katust, eks ole, ütleme. Ja päikesepatareide puhul on ju ka selge see, et me oleme ju umbes sama tõhusad aastaringselt keskmiselt kui Lõuna-Saksamaa. Talvel on päikest küll vähem, aga temperatuuri vahed on suuremad ja kui nüüd ikka selle liitiumi asemel hakkavad tulema ka need päikesepatareid, need uued, mis on nüüd selle roostevaba terasest, see võrk on seal sees, et siis peavad lihtsalt need akud olema suuremad. Seal on omad tehnilised probleemid, aga kui on nõudlus, siis igal juhul kõikide toodete hinnad hakkavad alanema ja toodete tõhus hakkab kasvama. Nüüd klassikaline näide on ju pesumasin. 100 aastat tagasi kõige tõhusam pesumasin oli naine. Naine oli kodune, mis ta kodus ikka tegi, kantseldas lapsi ja kui lapsed hakkasid koolis käima, siis tal oli vähe tegevust. Naine pesi pesu. Ja see oli õige. Nii pidigi olema. Triikis ja tärgeldas veel ja rahu oli maa peal. Aga niipea kui algas sõda ja esimene ilmasõda neelas miljonid mehed, siis miljonid naised pidid minema sõjatööstusse. Naine läks kodust ära, siis pesu pesemine läks pesukotta. Ja seal siis pesti ja loputati ja triigiti ja tärgeldati pesukojas. Aga mida rohkem naisi tööle läks kodust, seda kallimaks läks pesunaine. Ja siis mitte mõeldud välja, vaid leiti, et 40 aastat tagasi on patent kinnitatud kellelegi pesumasina patent. Siis tulid need suured pesukojad. Viid pesu sinna, seal siis pesti see puhtaks, tärgeldati ja triigiti. Minagi mäletan, et Tallinnas oli mingi pesutehas lausa, või kuidas seda nimetada. Ühesõnaga suur, kus kõiki neid haiglate pesusid ja inimeste, ühesõnaga selline tohutu suur kombinaat. Siis veeti pesu linna pealt kokku. Siis läks aeg edasi, kuna nõudlus kasvas veelgi ja see läks ka nagu kalliks, vedu ja tülikas ja pesu hakkas ära kaduma ja pesupesi oli anonüümne, küll oli siit katki ja küll mööbid läinud ja igast hädad. Siis ju jõudsid need pesumasinad suurte kortermajade keldritesse, kus siis käidi ju pesupesemas. Ja Venemaal võttis see veel naisõigususe vormi, siis naised nõudsid, et meie oleme kurram kogu aeg pesu pesnud, mingu pesku mehed ka. Mehed läksid pesu pesema, võtsid viinad kaasa, tulid jumala juua täis koju, siis lõpetasid naised selle asja ära, aitab. See asi ka, öeldaks, ei tööta. Ja tänaseks on siis pesumasin, mis ei maksa tegelikult meie tulude juures väga palju, on maandunud meil kööki või vannituppa ja valdav osa ajast seisab. Ma tahan sellega kirjeldada lihtsalt seda, et kui täna keegi ütleb, et seda laadi energia tootmise seadmed on liiga kallid ja tehnoloogilised, siis see ei ole mitte seotud sellega, et see kõik on liiga algeline, vaid on seotud sellega, et ei ole tugevat turulist nõudlust. Niipea kui on tugev turuline nõudlus, esimene asi, mis lööb hinna alla, on suur seeria ja teine on see, et kohe hakatakse investeerima selle täiustamisse. Lihtsalt raha läheb sellesse sektorisse. Ja vahest on siis riigid erinevatel puhkudel, erinevatel ajaloo hetkedel on nad keelanud teatud asjade kasutamise ära. Nii nagu suurte sõdade ajal Saksamaal keelati ära, kui oli toidupuudus, nisu kasutamine õlle tegemiseks. Kes see siis odrast tegi õlut, sellest tegi väga vaene mees ja seda õlut ju keegi ei joonud kah, eks ole, eriti. Keelati ära
ja hädaga hakati odrast tegema ja tänaseks päevaks on õlle tootmine odrast, noh, ühesõnaga tehnoloogia on niivõrd välja töötatud, et nisuõlu ei ole parem tegelikult odraõllest. Lihtsalt see käsu korras mingi asi keelati ära ja ütleme, kogu see inimmõte suundus sinna, kuidas odrast kah õlut saada korralikult. Ja me ju vaatame praegu seda, kuidas tehnoloogias on üha ju vähenenud kallite ja raskelt kättesaadavate kas haruldaste metallide või siis värviliste metallide see osa. See kogu aeg väheneb. Mida suurem puudus on, seda rohkem leitakse. See, mis kunagi oli kuld ja hõbe, on täna lihtsalt liivatera, eks ole. Kui me vaatame seda arvutitehnoloogiat, siis pooljuhid, eks ole, urgitsete sealt nõukogude ajal ju hõbedat ja kulda välja, kes praegu seal nendes mikroskeemides seda kasutab. Üks liivapuru kõik, eks ole, natuke nutikalt kokku asetatud ja nii ta nagu lähebki. Ja nüüd siis on edasi on see, et kui me vaatame oma seda elektri poolt, eks ole, see Mustamäe on lihtsalt üks näide, mille puhul oleks mõistlik hakata koha peal nii sooja kui elektrit tootma, on see siis maasoojus, kas maasoojusele pea oleme need juhtmed siin kusagil kamara all. Ja seal on see 30 meetrit siis auku puurid, see on korraks tuleb see puurmasin kohal, eriti kui on siuke liivapõhi. Nii et ütleme, see on lihtsalt rohkem arvutamise küsimus ja see tähendab seda, et mõistlik on töötada välja, eks me ise peame tegema, ega keegi meile seda tegema ei tule, hispaanlased ei oska meie kliimas ju neid asju teha, see on ju selge. Et siis küsimus on see, kuidas seda energiat hakata ise tootma, mitte teie väikese kogukonna mõistes siin, vaid ütleme tervete, asumite viisi. Sest tõenäoliselt, kui arvestada seda, et 63% või 65%, mis see ülekandekulud on, siis tänasel päeval on ju nii, et kui Kopli trammidepoosse panna tuulik üles ja lasta elekter otse kontaktliini, siis ükskõik kui palju see tuulik maksab, elekter on ikka odavam. Igal juhul odavam. Kui selles ajaloos ükskord on juba Eestis olnud see selline, vastasseis. See oli 1923. aastal, kui sa valmis Ellamaa elektrijaam ja hakkas pakkuma Tallinna linnal odavat elektrit. Aga kuna Tallinna linnal oli oma elektrijaam, mere ääres, kus praegu on kultuurikatel ja elektrit ei toodeta, siis ta ei lasknud sisse. Ja siis Ellamaa elektrijaama omanikud, see oli erajaam, leppisid Eesti Raudteega kokku, et Eesti Raudtee veab kontaktliini Pääskülani. Ja nii tekkis Pääsküla ja Tallinna vahel esimene Baltimaade elektriraudtee. Sealt lasti siis elekter kontaktliini ja siis Balti jaamast mööda seda Eesti Raudtee, kuhu linn ligi ei pääsenud raudteed mööda siis Koplisse tarbijani. Nii siis murti nagu Tallinna linna monopol. Ja praegu on ju pärast kõik. Ma räägin jutu lõpuni. Ja siis lõppkokkuvõttes on niimoodi, et praegu me oleme samas olukorras, kus on see ühiskonna korraldus nagu seisab nende muutuste vastu. Kui me vaatame veel teisi valdkondi, siis tegelikult me maksame kütuse eest põhjendamatult palju, sest on kütuse kartell tegelikult kujunud, keegi ei suuda võidelda. Sõjaeelses Eestis oli jälle üks pretsedent. Ma võin eksida aastaga, ma kahtlustan seal 1932. Aga kui 30 pole ka midagi juhtunud. Siis taanlased, Royal Dutch Shell Company ja Sovneft leppisid omavahel kokku, et tõstsid, igal juhul krooni aeg oli juba. Tõstsid nafta, bensiiniliitri hinna ühelt kroonilt 1 kroonile 50 sendile. Aga kuna Eesti põlevkivitööstus, mis oli riiklik, tootis ise bensiini, siis riiklik põlevkivisüsteem bensiini hinda ei tõstnud. Ja muidugi riiklikud tanklad osteti tühjaks. Ja siis Eesti põlevkivi ostis bensiini juurde Ameerikast ja Rumeeniast. Ei kaubelnud kahjudega ja murdis kartelli. Tegelikult. Ja Sovneft ja need olid sunnitud hinna uuesti laskma 1 krooni peale. Nii et neid valdkondi, ma olen öelnud, et on umbes 10, mis tahaksid põhjalikumat ümberkorraldamist ja energeetika on nagu üks ja ma kipun arvama ja mul on alust veendumuseks, et need uurimused, esialgsed uurimused, mis me seal Mustamäe varal praegu teeme ja me kavatseme neid jätkata, sügisene visioonikonverents tuleb teist korda nüüd selle Mustamäe teema. Et tegelikult seda laadi kogukondi, kus tuleks, või ütleme piirkondi, kus tuleks mõelda
enesevarustamisel energiaga neid piirkondi, noh, ilmselt tuleb seadusandliku jõuga juurde tekitada ja peale selle, et seal võib-olla päikesepatareidest tekib nagu mingit oma elektrit ja nii nagu Ida-Berliinis on selles Hellersdorfis on niisugune põhimõte, et ükski tilkvihma, mis tuleb meie piirkonnas maha, ei tohi enne minna loodusesse, kui ta on neid teeninud. Korjavad neid siis paakidesse ja kasutavad siis vihmutamiseks haljasaladel, aga noh, meie siin mõtleme sellele, et seda võiks kokku koguda ja esimene koht, kus ta võiks läbi käia, on kas või WC loputuskast, selles mõttes, et me ju tohutu kuluga teeme valmis pinnaveest joogivee ja siis tõmbame. See on ebaloomulik. Ja tegelikult jaapanlased on mõelnud välja juba sellest, kuidas vannivesi läheb teist korda loputuskastist läbi. Eks ole, et sa teed selle rängi. Aga jälle sisemajanduse kogutulu hakkab langema. Sest veefirma äriliselt peaks olema huvitatud sellest, et kõik kraanid kogu aeg jooksevad, siis on kõige parem. Eks ole. Aga tegelikult seal on veel üks probleem, aga ma vist juba kuhjan üle. On majandusliku tõhususe ja tulususe küsimus. Tõhusus on see, kui sa täidad oma rolli täpselt. Näiteks elektri tõhususe mõte on see, et on alati kätte saada. Veel on alati kätte saada. Aga tulusus on see, et kui sa suudad võimalikult suure tiraažina või suures hulgas müüa. Ja siin tekibki see olukord, et veevärgi puhul on tõhusus oluline, ta peab olema kogu aeg kättesaadav. Tulususe puhul peaks kõik kraanid kogu aeg jooksma. Avaliku kasutusega tänav oleks sellisel juhul kõige tulusam, kui ta oleks kogu aeg äärene autosid täis. No, see, ja siin tekib üldse küsimus, et kas need valdkonnad, kus tõhusus on oluline, kas neid on üldse mõistlik anda tulu taotleva ärimudeli kätte. See on jälle niisugune. Vana härra Vaitseker on veel Rooma klubis, ta on rahvusvahelise Rooma klubi tegevliige, tema on kirjutanud väga huvitava ettekande. Te võite Rooma klubi koduleheküljelt, ingliskeelset kodulehelt selle üles leida, see on Limits of Privatization. Kui palju üldse ja kui kaugele eraomandiga üldse minna. Väga erinevad näited on maailmas. Nüüd ma lõpetaks oma jutu ära, sest ma olen oma aja ära kindlalt kulutanud.